Mis on üldse EMO roll sellise teema puhul? Meie roll EMO-s on siiski pakkuda meditsiiniabi. Meie töö on meedikutöö ja oluline meie jaoks ongi püsida meediku rollis. Me saame patsiendile pakkuda siis esmaabi, me saame vahendada tema valu, me saame leevendada tema kaebusi. Kui tal on näiteks haav, mis vajab õmblemist, siis me saame seda haava õmmelda, teostada vajalikku diagnostikat. Meediku roll ongi olla esmaabi andja. Meedik ei ole politseinik, perelepitaja ega ka psühholoog. Me saame anda esmast empaatilist tuge muidugi, aga meie roll on siiski meditsiiniline abi. Kui palju sa ise selle teemaga oled kokku puutunud? Olles erakorralises meditsiinis töötanud ikkagi juba üsna mitu aastat, siis kahjuks vägivald on peaaegu igavalve ikkagi meie igapäevaelu. Kas sulle meenub enda praktikast ka mõni lugu, mis on eriti hinge jäänud? Üks, mis mulle on väga meelde jäänud, ma töötan ka prehospitaalselt ehk kiirabietapis, ongi üks kahe naabrimehe vahel alkoholist tingituna tekkinud tüli, kus kaks naabrimeest läksid kaklema ja meie sündmuskohale jõudes tegelikult oli seal ka verine umbes 5-aastane laps, kes oli oma isa verega koos, kes oli väga hirmunud, värises ja kahjuks lapse ema jaoks sellel hetkel oli olulisem naabrimehe peale karjuda, kui oma lapsega tegeleda. Ja ka politsei arusaadavalt tegi oma toiminguid, et vägivaldne olukord lahendada ja see laps kuidagi jäi sinna natukene kauaks minu arust üksinda värisema hirmunult, et siis mina ei saanud esialgu ju patsientidega tegeleda, sest politsei tegi neid alles minu jaoks ohutuks, siis ma tegelesingi selle lapsega ja selle lapse pilk on nagu mul siiamaani meeles.